Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Tänases saates. Vabandan terve Eesti Vabariigi eest. Panga inimesed võib-olla vaatavad, et ikka väga vähe. Ongi Sander. Panin selle oma oda otsa, lükkas selle zupsti suhu talle. Nii et punkt. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma! Karl tuli tantsuga. Ja meil on nagu ikka kaks tiimi. Sinise tiimi kapten Televiira! Ja teile kõrval on täna ajakirjanik, produtsent, saatejuht, telelegend Mart Normet. Ja niimoodi luistakalt liigume edasi punase tiimi juurde kapteniga Sander Õigu! Ja Sanderi kõrval on täna ka koomik, daamid ja härrad, Ain Vaida. Nii et tere tulemast saatesse, Ain, sina oled varem käinud, nüüd me oleme natuke jälle edasi arenenud, oleme läinud green screeni pealt tagasi publiku ette, nii et sul tuleb tore. Mart, kuidas sinul praegu ettevalmist on? Sa oled harjunud teleproduktsiooniga, kuhu me oma YouTube'iga jääme? Naarjaks publikut ei ole. Nii et tehke nii, et teid ei ole, siis ma tunnen ennast hästi. Aga tegelikult on kõik väga toredasti. Teil on siin kaamerad, see on esimene eeldus. Ja valgus on peal, et siis on näha ka. Nii et super. Väga hea algus. Aga siis, mis meil lisaks kaameratele ja valgusele on meil veel küsimused. Nii et Karl, mis on meie saate esimene küsimus? Me enam ei tee seda piinlikku osa alguses, kui miks see ma üldse tahaks su suhelda, nii et lähme otse küsimuste juurde. Ma tean, miks sa ei vasta. Aga esimene küsimus. Miks on ruletilaual kompass? Miks on ruletilaual kompass? Et sa teaks, kus pool kodu on, kui sa oled kõik raha maha mänginud. Ma üldse vaidlustaks selle küsimuse, kas seal on kompass? Seal on. Igal õigel ruletilaual peaks kompass olema. Kui ei ole, siis on kohe kahtlane, mis ruletilaual see on. Välja arvatud... Oota, sest see töötab nagu kuradi nivell, et see oleks tasa pinnas, et see oleks kaldu kuskile poole. Ei ole see ka. Magnet. Lihtsalt magnet. Ma ei usu, et nad on ausad, ma saan aru, jah, et on mingi magnet seal all. Ja, et kui pall on nagu magnetiga, siis kompass hakkab virelema. Peaaegu õige. Kui ruletilaud on magnetiga. Ütleme, et see on õige vastus. Kui mõni mäng on magnetiga. Õige vastus, et saaks aru. Õige vastus siis on tegelikult selleks, et aru saada, kas kasutatakse metallpalli. Et ei oleks võimalik seda palli nagu siis mingi meetodiga kuidagi panna õigesse kohta minema, et see pall pannakse üle kompassi, kui kompassi näel liigub, siis on aru saada, et see on metall, me saame sellega sohki teha või keegi saab publikus teha, mitte siin publikus, aga seal. Ja nii lihtne ta ongi. Ja kui metallpalli ei karda, siis või kardate hoopis, siis minge hoopis Unibetti ja seal saate täitsa ausalt mängida. Kaspar! Aga siia otsa... Järgkord tätoveerime sulle otsa ette Oru kodu. Minu otsa ette läheb ainult Unibet. Võib-olla nüüd järgmine küsimus ei ole sobilik peale seda. Aga miks kutsutakse ruletti saatana kettaks? No nii. Miks kutsutakse ruletti? Mingid veel variandid või? Ei, see on kõik... See tundub loogiline. Aga see on tegelikult üks kindel põhjus. Kindel põhjus, jah. Kindel põhjus. Ketast on kindlasti, on ju? Aga kus see saatan mängu tuleb? Kas see on see, et 66 numbrit ja roheline on siis 60-67 või? Ei ole see. Lähme sinise tiimi juurde tagasi. Äkki ta on värvidega kuidagi seotud? Punane ja must. Nii. Midagi oleks nagu midagi seal saatanaga. Midagi seal on. Mitte niimoodi jumalikku. Olete ruletti mänginud? No vähe. Aga väga vähe. Ma ei oska. Ma ei oska punasele või mustale panna, sest ma ei suuda valida. Panga inimesed võib-olla vaatavad, et ikka väga vähe. Mina ei ole mitte kunagi käinud, ma tahtsin ka öelda. Ma pole näinud, ma pole teinud. Mis see saab olla siis? No kõige ju lihtsam põhjus on see, et ongi, sa ju mängid ju kõik raha seal maha ja lähed vaesana koju, saad naise käest peksa. Saatana ketas.
jah, seal kuidagi on ketta osa, me selles keegi ei kahtle. Selle me juba olime, see on ketta kuul. Vastab tõele. Ikkagi ei ole see punane. On kuidagi. Ei ole värvidega seotud. Ma võin ühe vihje juurde anda, see on siis juba mõlemale, ma arvan. Nii et punane tiim, kõrvad kiki. Siin on, see seos on numbritega seotud. Just nii. Midagi sarnast, mis see Sander ta oli liiga spetsiifiline, ta oli valepidi spetsiifiline. Sander, ole teistpidi spetsiifiline korraks. Numbrite summa on 666. Õige vastus! Väga hea. Väga tubli. Kuidas, Sander, sinul ruletiga on? Mulle meeldivad hasartmängud. Ja kui neid mõõdukalt teha, siis on väga lõbusad, aga mina tahaksin tähelepanu juhtida ikkagi sellele, et Teele, kes on meil siin käinud nüüd juba 2 hooaega feminismi lippu lehvitamas, see nüüd küll ei ole ilus öelda, et lähed koju ja saad naise käest peksa, et meil on ikkagi... Kas sa tahad nüüd siis võrdsust või sa tahad, et ma teeksin ukse lahti, aga sa võid lüüa mind? Mina lihtsalt palun vabandust, ma ei saanud aru, ma ei olnud selge pilguga, kui ma ütlesin seda. Vabandan terve Eesti Vabariigi eest. Tuleb ju kahetseda, on ju? Siis on kõik kadunud. Saime siin algusest esimese klipi, kus on episoodi alguses vabandust. Palun vabandust kõik, mis täna juhtuma hakkab, mina ei vastuta selle eest. Nii, aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Nii, mis on populaarne kunstiline viis, kuidas inimesed teeauke aitavad parandada? See on siis põhiliselt... Joonistavad suguteid peale ja siis nad peavad tulema. Ja see on õige vastus. See ei ole. Me see kiiresti läbi täna. Me tulime ainult fakte ütlema. See ei ole riikt. Meil ei ole siin mingi magnet, vaatab me... Kas tegu on Eesti Vabariigi kõige targema inimesega? Tegelikult vahepeal hakkab tunduma. Lihtsalt kõige targem inimene. Selle metsakolli maski taga on midagi. Aga siinkohal ma ütleks, see on eriti UK-s populaarne, seal oli Wanksi siis ja siis parandati ära ja peale parandust oli selline. Et see nagu töötab. See on palju räpasem. Mida sa seal nurga taga tuleb? Nii. Aga lähme siis järgmise küsimuse juurde. See läks kiirelt. See on pildiga seotud. Aga... Taaskord järgnekordne info sinu kohta. Väga hea. Nii. Mul on isa täna publikust. Miks ma jälle ütlesin? Aga Tagasi tuleviku filmides ei pidanud originaalne ajamaasin olema DeLorean, vaid üks teine ese. Mis? Ese? Üks ese, jah. No selles mõttes DeLoreani auto on muidu ese, eks ole. No loogiline, et tal on mingi laev. Mis ta pidi olema? Mis see originaalne pidi olema? Laev või vaip? Laev või vaip? Jaa. Vaip? Milline vaip oleks? Lendav. Sa kirjeldad mulle, et sul on mingi spetsiifiline vaip kohe tuli vähe. Lihtsalt lendav vaip. Klassika Aladini vaip. Jaa, täpselt. Ei, jah. Ei ole. Oot, paneme vastuse lukku. Loen näost, et ei pane. Mis veel variant on? No siin on lendav laev on, eks ole, olnud muinasjuttudes vaip. Kuidagi läksin muinasjuttude pidi. Äkki see oli see kuuma pall? Ma ütleksin, et... Mina arvan, et õige vastus oli Kohver ja filmi nimi oli Pagasi tulevikku. Mis juhtus? Nad on ise õnnelik seda. Ta sai punkti selle. Pagasi tulevikku. Mis on siis baggage to the future? Ära sa sellepärast muretse. See oli Eesti publikule. Küll me rahvusvahelise versiooni paneme midagi muu. Bagage. Ma võin vihje anda. Ma annan esimene, et see ei ole selline klassikaline transpordivahend. No just. Et ta ei ole kuidagi pidi transpordivahend ja ütleme niimoodi, kui need kaks inimest sinna koos lähevad sisse, seal on päris dušikabiin. Sarnane. Telefonikabiin. Ei ole ka see. Mingi asi oli, ma nüüd tean. See on see küsimus. Kui vaatame kohad ära, sa pead kontrollima mind. Võib-olla väike vihje veel. Ma annan suure vihje. Ära anna suurt vihje. Anna. Ohoh. Okei, mul läks suureks.
nagu siin. Vastus ongi WC-pott, siis ma olen noor vihane. Kaspar, aita. Ma algusest peale tahtnud öelda seda. Oi. Oota, mul tuli võib-olla see lihtsalt. Sul tuli juhe välja. Aga see vastus muidu ongi ikkagi WC-pott. Ja nii kaua ma annan vihje ära. Ma annan võib-olla keskmise vihje siis. See on ese asi, mis on teil kõigil kodus olemas. See oli see viie, mis ma oleks andnud. No ikkagi WC-pott. Ei ole. Parem vann või diivan. Inimene mahub sinna sisse. Diivan või voodi? Vann, diivan või... No ja siis vihjates eelnevale vihjele, et ta on sarnane dušikabiinile, võib-olla mingis kauguses. Seal on uks. Seal on uks. Mõnel on isegi mitu. Külmkapp. Õige vastus. Alguses pidi olema külmkapp. Nii et jah. See tundub kehver. Aplausi pole vaja. See oli, ma ei arva, mis punkti ka isegi. See oli niisama meile. Mul on korraks küsimus Teelele ka, et kuidas see mäng käib muidu? Ma ei tea, aga... Sa oled siin varem olnud. Kas sul telefon on kaasas? Kui sul chat-GPT on, küsime mingit anekdoot, et siis saame vähemalt 1 punkti kätte. Ei, mäng on väga lihtne, ühesõnaga punkti saab õige vastuse ja naljaka mõttekäigu eest. Õige vastus ja nalja eest saab. Mõlema eest saab ja ilma vihjeta saab. Tänud, et ära seletasid. Hakkame mängima, hakkame pihta. Teleinimesed ongi natuke aeglasemad kui YouTube'i omad. Ma annangi kohe järgmise küsimuse eelmine seotult. Miks vahetati see külmkapp DeLoreani vastu? Miks see vahetus toimus? See kuradi film, kus ta väikest poissi külmkappi topib peale. Et siis inimesed hakkavad külmkappi ronima ja... Vaat see on õige vastus. Ja mitte too, vaid nad kartsid, et inimesed, lapsed lähevad ise külmkappi. See on ju selles... Mul on lapsed, vaata, mina kardaks küll. Ema kõneles praegu. Jah, see on 2 punkti. 2 punkti, väga hea, teeme suur aplausi. Reeglid selged, mäng hakkab pihta, väga hea. Aga Karl, hoiame tempot, paneme kohe edasi. Järgmine küsimus. Mis teeb jaanalindude paaritamise keeruliseks? Kõrgus. Mis see oli? Tee uuesti palun, mis asi see oli? Ma panin küsimus. Ära rohkem tee. Ain, mis sa arvad, mis teeb jaanalindude paaritamise keeruliseks? Kui sa peaksid, mõtle nüüd läbi, kuidas sa paaritaksid jaanile. Sul on jaanalinnu farm. Nad peavad tegelikult 11 ju nagu, kas ma pean nagu... Ei, ära hoia tagasi. Meil on 2 jaanalindu ja... Et nagu, kas nad omavahel siis ei saa hakkama lihtsalt või? See on nagu osa sellest põhimõtteliselt neil on raske omavahel. Murravad jalgu seal järjest ja... Miks neil raske on? Murravad jalgu ja kaelasid ja... Ei tunne ära, kumb on emane, kumb on isane. Ei tunne ära? Ei tunne, äkki nad ei tunne ära, kumb on emane, kumb on isane ja siis sa pead nagu abistama. Mine sinna. Spetsiifiline fakt. Jälle kuskilt taskupõhjast oli väga huvitav fakt. Konnadel on spetsiifiline krooks, mis ütleb, et ma olen ka isane. Sellepärast see krooks ütleb siin kogu aeg. Ma ka isane. Aga mis arvab sinine tiim? Oota, me isegi ei pakkunud midagi. No teil ei tundnud midagi, tahate öelda midagi? No sest te hakkasid ise kuradi plämerdama seal oma mingi kuradi konna faktena. Pane meile fakt, pane meile vastus. Anna mulle siis. Pane kohe kaugelt. Meil ei olegi midagi pakkuda. Rahu, las me siin arutame. See on tüüpiline Sander, kui ta hakkab ohtu tundma, et ta kaotab. 4 punkti on vahet. Juba närvis. Mina arvan, et siin on selles, et Jaanel nüüd ei tarbi alkoholi. Mis on nagu raske ära rääkida. Nad ei tarbi alkoholi. Päriselt või? Jah. Anname punkti. Kas sulle tundub, et sul on üle neid või? Ma mõtlesin neile. Minu meelest Mart tegi väga hea nalja praegu. Oota, Teele hakkas liikuma tegelikult päris õiges suunas. Võib-olla seal on küsimus selles, et vaata nagu see täpselt, et nagu, et kus see on, et jaanalinnul, noh. Vaat meil jaanalindu ei ole, aga meil on emu teile selja taha pandud, et võib-olla sealt saate juba šnitti võtta. No täpselt, noh, sama asi, et ei leia üles. Ma arvan ka, et sulaed või midagi. Ei ole see. See on just vabas looduses, nad saavad väga hästi hakkama. Vabas looduses ei ole probleemi. See on väga suur. Miks teil see logo seda emu perset sööb? Sest 2 hooaja vahel juhtus õnne. Vabas looduses saavad ja siis kuskil farmis ei saa. Farmis ei saa, jah. Kui inimesed on meil on nagu piinlik lihtsalt. Piinlik, inimesed ei taha. Ja. Meil ei ole käsi ka mida ette panna niimoodi. Ei ole. Pead ära peita.
Ega seal võib olla midagi küll inimestega seotud. Kardavad, lõhn on paha inimesel. Tead, täiesti vastupidi. Et nad valiksid tegelikult inimese, kui inimene on ümber. Õige vastus. 70% jaanalindudest tahavad pigem farmides oma siis kasvatajaidega paarituda ja nagu neile hakkad armastama. Sellepärast, et kui jaanalind kasvab üles kinnises sellest, siis ta ei erista neid liike, vaata. Nii, lõpus faktike, Karl. Ja nüüd, kuna meil on see aasta ekraan, siit tuleb pilt. Kus sa teadsid? Põhiline on veel see, 70%. Kas on midagi nunnuvat olla? Mis sa seal Austraalias teed täpselt? Iga aasta 3 kuud. Mul pilt ka järgmiselt, vaata. Ei tea, mis. 70% ja 30% siis järelikult saavad hakkama või? Jah, et see, nad saavad ka muidu, aga nad kahjuks armuvad oma kasvatajatesse pigem ära. No nii, lähme järgmise küsimuse. Okei, lähme teaduse küsimuse juurde, ma arvan, et... Mis eelmine oli siis? Loomafakt. Eelmine oli Karlil rohkem nagu hobida. Ma nüüd mingi tutvumisring. Aga mida saab teha 80-kraadisest tekiilast? Mida ei saa teha? Mida saab teha? Ma olen päris lahedaid asju teinud. No nii. Okei, see ei olnud ikkagi nii kange, mul tuli meelde. 80-kraadine tekiila. Mida saab teha? Midagi uskumatut tegelikult. Teate, mida saab teha? 43-kraadise tekiila. Päris kindlasti. On ju? Ei lähe vist punktile arvesse. Vähemalt sa proovi. Ma proovin, jah. Tubli. Ma ei andnud teile eelmisest punktilt. No nii. Ei andnud. Okei. Ohtlik. Äkki sellest saab mingi kütust teha? No, see oleks loogiline. Äkki saabki, jah? Ja tekiila on Mehhikos, ilmselt pooled autod sõidavadki 80-kraadise tekiila peal. Jah. Vahepeal klõmm. Kas helistame sõbrale või? See on siuke asi, ma arvan, et tegelikult ära nagunii ei arva keegi. Okei. No, sa küsid. Karl, tõstame panuseid, mitu punkti annad, kui keegi ära arvab? Ma arvan, et see on siuke 4 punkti. 4 punkti. Vastus on spetsiifiline, aga huvitav. Kas see on vedel asi? Mida saab teha? Ei ole. Aga nüüd lähme punase tiimi juurde. Mida punane tiim tahaks teha 80-kraadisest tekiilast, mis ei ole vede? Okei, ma ütlen niimoodi, et kui ma annaksin sulle ülesandeks, et siin on 80-kraadine tekiila, ma käin poes ära, tagasi tulen, olgu midagi üllatavat tehtud. Mis ma tagasi tulles leian? Tegelikult äkki saab mumifitseerida. Ei, ma annan ühe vihje juurde. See on luksuskaup. Jas, nii. Tahad või luksuskaupa teha sellest? Oot, mida? Vaata, Sander ei tea väga palju luksuskaupa. Välja arvatud köögitarbed. Mille põhjal sa seda arvad nende auguga dresside põhjal? See ei ole midagi üllatavat, aga no loogiline oleks ju siis äkki mingi lõhnaõli. Ei. See ei olnudki väga üllatav. Siis seda saaks ka pärast edasi juua. Väga tahke asi. Väga tahke asi või? Kõva asi. Hästi hoolega vaeva näed, teed mingi teemanti välja või? Teedki teemanti, jah? Sünteetiline teemant on õige. No näed sa. 4 punkti. Me pressisime välja selle, see ei ole ausalt teenitud. See oli välja pressitud. Nagu teemant. Ma siinkohal ütlesin nii palju. Ma annan 2 punkti nõus. Miks? Te ju lubasite 4. Sest me andsime sellest ikka päris kaua edasi. Ja see oli punane tiim. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus kohe. Saarmatel, või saarmastel, on esikäppade all nahast taskud. Mida nad seal hoiavad? Sularaha. Ei. Mina arvan, et mulda. Ei ole see ka. Kui sa kujuta ette, pange ennast saarmaks. Kujuta ette, sa oled saarmas. Oled hästi armas. Mul tundub, et sa suudad väga hästi ette kujutada seda. No nii. Nii, sul on siin lahtine nahk, hästi palju lahtist nahka. See on peaaegu nagu tasku. Võta pintsak ära. Ma ei saa, mul on mikker siin sees, aga ja siis nüüd sul on vaja midagi siia, nüüd sul on taskud, mis sa paned siia. Mis oleks seal? No toitu oleks loogiline panna. Palju sa toitu taskusse paned? Või selle kommi praegu välja võtta?
punane tiim vaatas ka vahepeal üksteisele otsa, tegid loogutasid. No meil on selline piinlik olukord. Et te teate vastust. Ain teab vastust, aga ta on valmis andma sinisele tiimile vihje, mis isegi ei lähe ametliku vihjena kirja, sellepärast, et see tuleb nagu teiselt poolt lauda. Okei. Ehk siis nagu haletsuspunkti tahate meile anda või? No mina ei sõnastanud seda niimoodi, mina sõnastasin seda väga sõbralikult. Okei, ei, me võtame vastu. Võtame vastu, jah. No see on hästi, see on ka nagu hästi inimlik asi, mida lapsed teevad vahel. Panevad sinna taskusse selliseid asju. Osad inimesed arvavad, et nendel asjadel on hea energia, kui sa õige selle asja kaasa võtad endaga. Paneme lukku siis kivikesed. See on õige vastus. Ain, kas on õige vastus? See on õige vastus. Teeme suure aplausi, mõlemad tiimid saavad punkti. Võtsid 2 vihjet. Ma tahan nad järgi aidata, võtsid 2. Ain, kas sa tead seda? Sest Saarmad on nii kuradi nunnud. Jah, sa oled kõike nende kohta uurinud. Ja ma tean ainult seda ühte asja. Ja nad hoiavad kätest kinni, kui nad tuduvad. Ja kas sa tead, miks? Nagu meie kas sa tead, miks nad uppuvad ära muidu või midagi? See ütleb midagi kohutavat. Et nad üksteisest lahku ei triiviks. Ja sa tingivad oma kivikese oma armastatule raudselt või midagi, on ju, jah? Ja see on lemmikkivi on ka veel. Lemmikkivi, jah? Lemmikkivi seal taskus, jah. Nii et Saarmad on autistid. Aga läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine, ma arvan, on niisugune välk küsimus. Välk raamat tuleb. Soomes on vähem autosid kui... Põhjapõtrasid. Ei, see on lihtne. No hoiame. Soomes autod, vähem autosid kui... Paate. Ei. Sinine tiim, mida Soomes on, mille poolest soomlased on tuntud? No järvi ja muumisid. Sipelgaid. Sipelgaid. Ma olen mõlemale miinused. Ei, ära võta. Palun. Soomlased. Isegi saunasid. Tuli ära. Ja ma nägin, et sulle ette just praegu. Aga õige vastus on jah, Soomes on vähem autosid kui saunu. Ma ei usu. Tõesta. Neil oli, kuidas see nüüd oligi, 2,8 miljonit autot, aga 3,3 miljonit sauna. Oli viimase andmete järgi. 5,5 miljoni inimese kohta. No võt, jälle targem. Aga Karl, meil on vaja veel küsimusi. See ei ole targem, kui Karl välja mõtles. Ei, see oli Finish Worldis oli kirja. Ja see on adekvaatne koht. Kust võtta. Usaldan neid fakte. Sest ainukene veebileht, mida mina usaldan, on Unibet. Täpselt nii. Karl, kas looma hääli ei tule seekord üldse või? Ei, veel ei tule. Mul on pärast sulle teised hääled. Mul on pärast. Mis sa ütlesid praegu? Teised hääled. Aga see ei ole see episood. Saate huvides Karl ja teil on eraldi backeritest. Mind ei lasta isegi üldpäkki. Kuule, väike kiire paus. Tahtsin lihtsalt meelde tuletada, et pane kanalile like and subscribe ka. Me proovime kasvada, tahame suuremaks minna, tahame kõige professionaalsemad kanalit teha. Nii et see on see koht, kus sina saad õla alla panna. Nii et aitäh sulle. Nüüd juba tagasi episoodi juurde. Nii, aga ma küsin sellise küsimuse siis. See on niisugune küsimus. Kuidas saadi Šotimaal alkoholipoe varas kohe kätte, sest nad teadsid juba ta nime ja numbrit? Sest et... Šotimaal. Kuidas saadi Šotimaal alkoholipoe varas kohe kätte, sest teati ta nime ja numbrit? Mille pärast teati ta nime ja numbrit? See on nagu ilmselge vastus või pigem selline... Ei ole, see on niisugune nagu kategooriasse lollid vargad. Okei. Mis sa arvad, kas jättis mingit dokumendi, nad teadsid teda? Eks see oli lihtsalt poe omanik ja tal ei olnud võtmeid kaasas. Aga kes ta siis kätte sai? Ise endal võttis natist Kuradi Petras. Ärkas hommikul üles, mõtles röövitud ja siis vaatas, kurat, see olin mina. Jah, see on meie pakkumine. Jah, see on loogiline. Päti oli abipolitseinik. Nimi ja number. Selles mõttes, et number ei ole passis. See oli valvastus. Muidugi. See on loogiline arutus, midagi pidi sinna jätma. No, kui ta mobla jättis, siis... Millal antakse nagu seda infot kätte? Nime ja no visiitkaart on suure tõenäosusega. Ei, mina arvan, et tal oli ikkagi taskus võib-olla valmis pandud, et ta tahab olenevalt siis, kas oli naine või mees, sest ma ei tohi ikkagi öelda, et see mees kindlasti see varas oli, eks. Siis tal oli...
Ma võin sulle öelda, et ta oli mees. Ta oli mees. jah, naisel poleks ja siis tal piisavalt oli taskus oli see nagu visiitkaart, mille ta tahtis näiteks mingile tšikile anda või midagi sellist. Tšikile visiitkaarti või? No sa oled tšika mingi no nagu tutumiseks, vaata. Mis me pakume? Kas sulle keegi on andnud kunagi visiitkaarti või? Reaalselt? Ei, aga salvrätikud on küll antud nime. Mulle anti... Kuule, salvrätiks on palju reaalsem kui visiitkaart ju. Jah. Mulle üks neiu kunagi andis, et ma ta nime unustaks oma Hesburgeri kliendikaardi, nii et... Mis teist edasi sai? Tead, ärme kõikides osaid fakte ei pea siia saatesse tooma. Kalle on rohkem Mäki mees. Tegelikult ta lihtsalt teadis, et annab kaardi sulle ja siis hakkab online'is su boonuspunkti kasutama. Ja sealt tuleb normi. Nii, aga teil oli mõte, et kirjutasid see visiitkaart tundub kõige reaalsem või siis tõesti kuhugi veel, kuhu kirjutatakse number. Visiitkaardilaadne toode. Aga mis see situatsioon oleks? Ja situatsioon rohkem. Siis ta tahtiski hoopis sebida seda müüjat. Oli siuke, ma jätan sulle oma nime ja numbri, helista mulle, kui sa vabaks saad. See on õige vastus. Samal ajal toimus vargus. Kõigepealt ta läks nagu vargile, nägi, ilus naine, andis helista mulle ja anna kogu see raha ka, mis seal on. Genius. Jah, väga hea. Targad pätid. Nii, aga teeme järgmise küsimuse. Seis on vahepeal 7-8, nii et sinine tiim on järgi jõudnud. Let's go! Nii, järgmine on siukene teadusküsimus. Miks sa 17. sajandil peeretaksid purki? Meil on sügavad küsimused, me ajame taga vastuseid. No ilmselt sa viid selle arstile. Kohe kogemuselt niimoodi? No. See tundus enda pealt nii loogiline. No ilmselt viid selle arstile. Arts ei olnud päris arst. Sa oleks pidanud aru saama sellepärast, et küsis seda keskturul. Mina arvangi, et Sandril võib õigus olla, et see võiski olla mingi loitsu osa vaata või mingi needuse... Ja mine seisa sinna 3D risti, kogu kokku jalaninu suled ja keera purk lahti ja saad kohe... Jah, et tuleb nagu selline vaim välja sinust, eks ju. Kõlab nagu 17 sajand. Neil oli väga loogiline vastus selleks. See on tänapäeval ka loogiline või? Ütleme niimoodi, et kui tänapäeval mu perearst ütleks mulle peereta purki, ma vahetaks. Karl küsiks, millist suurust? Mul on juba olemas. Kas külmkapis või kõigil ikka meeldivad need Peeru ja Puksu naljad, vaata näha on, kõik on nii elevil. Ja sul endale ka tore ju? Ei. No, annad meile vihje? Võiks. Vihje on siis selline, et see ei olnud arstile. See on selleks, et toas ei haiseks. See oli mõelge, mis 17. sajandil toimus, mis oli siuke suur asi ja mis sa mõtled, et noh, nüüd mul on õnneks, mul on selle purk Peeruga. Mille eest see? Katku vastu aitas. See on õige vastus muuseas. Arvati, et katku ravim oli. Kena aplausi. Kuna nii tuli punktiga. Ja see oli... Ma seletan selle loogika ka teile ära, et ei arvaks, et ma lihtsalt sõge all. Aga kogu nagu algusest lõpuni, kogu loogika. Jaa, kogu loogika oligi sellega, et tol ajal arvati, et... Karl, näita ette. Jah. Mul on, kui suurt? Mul on kaasas. Sa mõtled, mis mul laual on. Aga... Pissipurki. Aga meil oli 17. sajandil usuti, et haigused levivad haisuga. Eks ole, et katt ja kõik selle haisust. Ja siis, kui sul on tugevam hais, vaata, mingi tugevam rõvehais, siis see blokeerib su nina ära. Ja siis see halb haigus ei saa sulle ninna tulla ja sellepärast sa võttegi väikse selle, oi, katk on tulemas, nagu nohu ravi. Legid sama loogiline, kui kuradi COVID ajal need maskid. Vabandust, ainukene MEM-Cafe kuradi püsiklient. Kõik jäid vaid. Kogu ruum oli nii. Ei, aga niimoodi sa teada oma publikumi poliitilised. Sain aru, edaskiri ainult peresõbralik. Nii, Karl, kuule, aga teeme midagi lõbusat nüüd. Teeme lõbusat või? Sul oli paar mõtet. Mul oli üks joonis. Pabereid, teid mulle pliiatseid. Mul on joonistusmõte küll, jah.
okei. oi, aitäh. Nüüd tuleb välja, et Sander oskab joonistada ka veel üli hästi. Nad said nagu ägedamad värvi. See on nagu 2 punast. Mis värvi sa vahetada mis tahad? värvi vahetada tahad? Ma tahan üks sinist punase vastu. No nii, anna mulle üks punane. Kohe sinise. No nii. Mul oligi Vahepeal on juhtunud. pandud, aga noh. Nii, ja ma... Oota, aga nüüd mul ei ole punast enam. Ei ole. Nüüd on värvid nii nagu on. Karl, aga nad ei saa niisama paberit, nad saavad niisama pliiatsid. Mida nad joonistama peavad? Nii, ülesame siis... Eraldi saate joonistada. Aga miks on 3 paberit joonistasid siis? Ma arvasin, sa oled mustandi ja pustandi mees. Kirjutasin kuidas lõpukirjandi otse. Hästi palju sõnu tõmbasin ma. Aga koomikates küsimustes klassikaline mäng juba. Ma ütlen teile ühe mütoloogilise olendi ja te peate joonistama selle mütoloogilise olendi. See, kui ilusti on joonistatud, ei mõjuta kuidagi. Ma lihtsalt otsin paari põhilist siis featuuri, seda, mis nagu siis defineerib selle mütoloogilise olendi tegelikult ära, eks ole. Ja mõtlesin, lähme päris klassikalise mütoloogilise olendi peale. Kimäär. Nii. Kimäär. See sõna, mida kasutatakse siis tänapäeval, kui on erinevad loomad kokku pandud, on kimäär nagunii. Ja see on siis, ma ütlen teile kohe, et kimäär klassikaliselt on 3 loomast kokku pandud. No nii. Et te saate ise rääkida mulle seda. See aeg, kui te joonistate, ma räägin teile, kuidas kimääri ja siis mütoloogiline see lugu oli. Just nii. Et võib-olla see annab teile inspiratsiooni. 3 loomas kokku pandud kimäär on siis see, mida te tal on ühe looma keha koos peaga. Tal on ühe looma saba ja siis keskelt on veel üks loom. Tuleb välja temast. Ja ta oli olend siis, kes oli Kreekas. Seal oli ühes kohas, ta tegi väga palju pahandust ja siis oli üks kangelane Bellerofon, kes siis saadeti ta tapma. Tegelikult kohalik kuningas ei tahtnud lihtsalt külalist ise maha lüüa. Mõtles, et ma saadan seda paha olendit teda maha lööma, siis ta sureb ära see aeg. Aga ta läks siis seda tapma ja küsis jumalatelt abi. Noniii. Ja jumalad andsid talle siis kuldsed rakmed, millega ta sai siis Pegasuse, kes oli see tiivuline hobusne, sai sellega siis ta kinni võtta ja siis sai tema, sest see kimäär purskab tuld välja. Suures purskab tuld välja, eks ole. Kui see aru ei saa, siis see käeliigutus on tuli. Ja siis kui ta tuld välja purskab, sai üle lennata. Ja siis kui seda ära tappis, sellepärast odaga ta ei saanud temale sellest nahast läbi, oli see liigutus üle all. Ja siis ta võttis suure tinaploki, pani selle oma oda otsa, lükkas selle zupsti suhu talle ja siis see tuli sulatas selle ära. Siis see tuli sulatas selle tina ära ja põletas selle kimääri seespoolt ära hoopis. Niimoodi ta sai ära tapetud selle. Teeme aplausi Karl Alari Parmale. Kõik see info tuli pealt. Ta vaatas mulle otsa oma crazy silmadega ja rääkis mulle kiimaselt kimäärist. Ma vaatasin sinust läbi. Lükka sisse. Supsti. Valmis! Mina ka, aga... Nii, ja punasel tiimil on veel natukene aega vaja, sinise tiimil juba kõik valmis. Ma võibolla nii kaua tutvust... Sa tahad nüüd ühendada ka oma vahel? Ei, tahaks rääkida. Sa tahad rääkida, okei. Ma näeme sulle vist esimest. Nii kaua, kui sinine tiim, punane tiim veel lõpetab. Ma korra tutvustan teile Ain Vaidat. Kui te veel ei ole temaga tuttavad, siis ma kirjeldan teda Postimehe sõnadega. Postimehes kirjeldab Ain Vaidat, kui enne kui arugi sain, ma juba naersin. Isegi see, kui Ain Vaida korra või 2 ütles, mõjutas kuidagi, mis marpellikult armsana. Need ongi need 2 korda, mis ma olen öelnud. Ainult. Elus, jah. Ja see ei olnud üldse stand-upi show, see oli Prisma järjekorrast. Postimehe ajakirjanik oli selja taga. See oli ööklubi, seda sinna ette käis sõna fuh. Slow burn. Teile saan punkte mõne. Väga hea, väga armas. Nii, aga nüüd me vaatame need kimäärid üle. Vahepeal tuli väike naljapunkt ka punasele tiimile. Aga vaatame siis, mul on tunne, et kui ma siis väikselt piilun, me peame sinisele tiimile esimese võimaluse. Anname võimaluse. Nii et võib-olla siin... Tutvustage ja rääkige meile, keda te kritseldasite. Ma arvan, et seda võib-olla tahad esimesena mulle tutvustada. Abstraktsus on see, mis pähe tuleb. Ühesõnaga, see on siis dekonstrueeritud kimäär. Esimene element, mille ma valisin, on saba. Ja. Kelle? Kimääri. Tuleb sinisele punkt ka. Siis on kõrvad, nina, sõrmetega, suu. See suurem osa on keha, jalad, 4.
hambad ma lihtsalt tegin ja panin ja nii edasi. Ehk neid on rohkem ja karvkate. Okei, ja ainult üks pea on. Mis loomad omad need on siis, Mardikene? Siin on kindlasti natukene maduussi. Okei. Siis on siin natukene kitse ja natuke lõvi ja ahvi ka. Väga hea. Nagu Michelini tähe restoranis oleks. No täpselt. 3 olid õiged. No täpselt. Ja täpselt nii. Nii, aga Teele, tutvusta meile oma kimääri. Me vist ei olegi Teelet varem joonistamas näinud. Ma kuidagi, kimäär on väga sinu nägu kuidagi. Oota, mul on ainult üks küsimus. Nägu on vales. Mul on väike küsimus ainult. Näite korra. Ma proovin aru seda, kumb pea on. Ei, ta on just nagu... Ei, lihtsalt olemuslikult see on väga loogiline, mis ma siia joonistasin. See süda on lihtsalt kaunistus, aga tal on ikkagi süda, mis töötab ka, sest kimäär ikkagi oli ju elus olend, nad uskusid seda. Aga põhimõtteliselt minul on väga lihtne. Siin on elevant, kes on ikkagi suur, võimas ja hea südamega ja pikaajaline ustav loom. Siis tal on just. Kuri hästi kuri olen. Aga sa ei öelnud seda. Nii, aga ühesõnaga see on kuri elevant. Lihtsalt roosat värvi. Siis tal on pardijalad. Ja rebase saba. Ei kõlab õudselt küll, aga... Ja kujuta ette, kui ta sulle tuleb pimedas vastu Kreekas. Siis ma ei näe teda õnneks. Väga hea. No aga vaatame. Ei, väga kena joonistus. Aitäh sulle. Nii, ja kui Teele joonistus meenutas mulle mingit osa Teelet olemuslikult, siis Sanderi oma võib sama öelda. Sander, näita mulle enda oma. Ongi Sander. Autoportree. Ja, nagu siis kõik teavad, kimäär on siis see suur loom, kelle sees kõik toimub, on siis madu, mis on siin perfektselt joonistatud. Kellel on siis inimese saba. Ehk saba ei ole. Saba ei ole, trikiga küsimus. Ja tema seest vaatab välja väike jänes, kes siis nagu juhib kõike. See on nii nunnu. See on nagu tank siis. Selle pildiga tahaks teie särki. No võt. No võt, läheb loosi varsti. Ain teab õiget vastust. No, Ain, räägi meile oma kimäärist. no ma mõtlesin alguses, et äkki ta on nagu, et äkki ma teen mingi siukse nagu ükssärviku või midagi. Seda ma hoian. Ja siis ma sain aru, et ma ei oska joonistada hobuseid tegelikult. Ja siis ma nagu olin silma ära teinud, siis ma tegin talle siukse, sa ütlesid, et purskab tuld, tegin siukse krokodilli suu, on ju. Ja siis ma tegin talle nagu seajalad, aga natuke liiga pikad. Ja siis ma tegin talle... Ei pea enda vastu nii karm olema. Ja siis ma tegin talle kala, kes tuleb kõhust välja, aga kala on õnnelik. Tal on nagu suht chill life, vaata, sest tal on nagu vihane, nagu vihane monstrum kannab teda ühest kohast teise. Ta ei karda, ta on hästi. Ja siis ma tegin talle siukse sae moodi saba, sest ma... ütleme hundi saba, no vahet ei ole, ükski asi ei loe siin maailmas tegelikult ja kõik on välja mõeldud. Eesti vanarahvas ju kutsus hunti ikkagi aastaid saesabaks ka, nii et... Vana hea saesaba, väga hea. Aga võib-olla kõige lihtsam ongi nüüd, kõik hoiate neid pilte üleval ja Karl näitab, milline see kimäär tegelikult välja nägi siis. Nii. Ja õige vastus on siis selline. Nii. Ehk siis nagu te näete, seal on lõvipea. Siis tuleb välja kitsepea keskelt ja taga on siis madusabaks. Mul on ka üks väikene siukene kujutis veel temast olemas. Nii et tegelikult, kui sul oli küll dekonstrueeritud, aga sa esimesena ütlesid kõik õiged komponendid mulle suusõnaliselt ära. Nii et punkt... Õiged komponendid, ehk siis ta luges sulle küsimuse tagurpidi ette tagasi, et tal on silmad, tal on suu, tal on jalad. Ma küsisin, mis loomad ka ja ta ütles mulle lõvi, kits, madu. Mida sa teed? See pidime printima välja selle. Sul on uss jänes ära söönud lihtsalt. Mitte ära söönud, jänes kraapis ussi sisse auku. Te olete valetajad ja vargad. Karm, meil on 2 küsimust veel, nii et teeme eelviimase küsimuse. Okei, eelviimane küsimus. Millise külalise pidid töötajad president Andrew Jacksoni matustelt eemaldama? Millise külalise pidid töötajad president Andrew Jacksoni matustelt eemaldama? Milline oli see külaline? Hästi kole. Hästi kole. Mina ei mäleta isegi sellist presidenti, et meil oleks olnud. See on siis Ameerika. Tõesti. Pikalt mõtlen. Mis aastal see oli?
seda võid öelda või? Täpset aastat ma sulle ei oska öelda. Umbes 19. Ta oli tema nagu see, mitte nagu taaskehast, aga nagu impersonator, kes tegi puga-puga olen ilus. Nagu tordi seest hüppas välja. Ei no isegi oma matustel uksest tuled on päris hirmu. Mina arvan, et mingi... See oli mingi pereliige. Armuke või naine. Või lausa pereliige, kes tuli sinna mingit õiglust jalule seadma, eks ju. Sest naine ja armuke ei ole pereliikmed. No mitte seadma. Armuke ei ole, jah. No ei olnud. Ei olnud keegi, nagu ta teadis presidenti päris hästi. See on mingi koer või midagi, kes ulgus liiga valjult või? No, sa oled lähemal. Saarmas! Kimäär. Kõik, mis loomiga täna oleme. Aga see on üks loom tõesti. Papagoi. Ropendav papagoi. Õige vastus on ropendav papagoi. No nii, Sinine tiim võttis punkti. Nii veider, ma tunnen ennast sama targana, kui Sander vahel on. Väga armas. Nüüd on see pool, et meil on üks küsimus veel minna. Viimane küsimus on topeltpunktidele, aga enne veel teeme väikse promonurga ka. Sander. Ma tahan mainida selle ropendava papagoi kohta. No maini. Et see oli ainult anekdootis, kus ametlikus allikas kirjas ei ole, see oli lihtsalt nagu juttu räägiti. Et see võib-olla on müüt, võib-olla on fakt. Nii, aga rääkides ropendavast papagoist. Sander, mis sul promod on? Punkt teile! Tõmbab. Mis ma ütlesin? Sander! See oli ta... Kusetuur tuleb varsti kodudesse sinu lähedal. Suvetuur.ee? Loodame, kui domeeni tagasi saame. Ma pean kuuendama. Praeguse seisuga on zone.ee kaldkriips suvetuur 2. Suvetuurini võet. Ühesõnaga piletid on saadaval, aga 14 juuni, Ain, mis sul on promoda? No siis on 17. on üks väike show, et vaatate ainvaida.ee, siis mina ja siis on Kaspar Kikelberg ja Karl-Ari Varman ka line-upis ja Tallinnas saab nalja. Nii et tulge välja vaatama, väga hea. Mart, kuidas inimesed saavad olla kursis sinu tegemistega? Ei saagi, ma olen kodus oma naisega ilusti, kahekesi. Teeme seal... No aga mingi veebiülekanne või midagi. Onlyfans.com, kaldkriips Nurmel. Täitsa hea mõte, suvel ju teenistust muidu pole. Aga ei, me oleme kahekesi ja lihtsalt olemegi kahekesi. Väga õige. Suve tulebki nautida. Ja teile, mida sina teed suvel? Ma kutsun üles kõiki mitte Saaremaale jaanipäevaks tulema, sest praamijärjed lähevad liiga pikaks. Aitäh teile. Et kuulsite siit, ärge tulge Saaremaale. Nii, aga kui tuled Saaremaale, siis 20 juuni on meil Orissaare show ja 21 juuni. Ja 21 juuni on meil Kuressaares Ärtus Ripiklubis comedy show, nii et... Kas see ropendav papagoi tuleb ka või? Ropendav papagoi on seal paljalt laval, nii et... Aga nüüd tänase saate viimane küsimus. Ja ma annan sulle valida, kas me teeme meditsiiniküsimuse või kulinaaria küsimuse? Teeme kulinaaria. Topeltpunktidele. Topeltpunktidele. Jaapanis on saadaval suure Buda maitseline jook. Mis maitsega see on? Suur Buda maitseline jook. Mis maitsega see on? Higi. Oho. Sumoga seostub. Higi, veri, pisarad. See on ju Buda. Komponent. Kuule, äkki see on lihtsalt mingi piss? See suur Buda. Suure Buda, jah. Maitseline. Kui sa mõtled, mis Buda peale, eks ole? Rahulik, eks ole, valgustatud. Mis on see esimene asi, mis sul tuleb? Higistab, ta ju passib kogu ühe koha peal päikse käes seal. Tead, kui palju ma higistan, kui ma päikse käes liigutan veel? Nii kahju, et ma mõtlesin päris seda. See oli nii tore episood. Okei, publik ma näeb liiga palju selle. See on valguse maitseline. Valguse maitseline. Mis maitsega valgus on? Kui inimesed on korra tundnud elus valgustatust, siis nad teavad, mis maitsega see on. Kõik ei saa sellest aru. Paluks topeltpunktid. Aga mina kui selline lihtsalt taluinimene. Lasnamäe talunik bussiga 67. Kas sa saaksid mulle võib-olla kirjelda, mis oleks kõige lähimaine maitse sellele valgustatusele? Minusugune pööbel oskaks ka.
maitseb nagu betooni ja emapiima segu. Ja läheme punase nimi juurde. Kas mingit vihjed ka pakute enne, kui Ann õige vastus ütleb? Pakume, siis läheb 2 punkti peale lihtsalt. Okei. ma ei tea tegelikult. Ma võin öelda, minu vihje oleks see, et see vastus on nilbe. Me olime väga lähedal järelikult. Me alustasime sealt. Minu ees ma olin väga nilbe. Ma ei tea, kui nilbe see vastus päriselt, ma just piilusin. Minu lemmikosa on see, kui 2 tüüpi, kes ei mõlemad teavad vastust, ei suuda vihjes kokku leppida. Ja me pärast otsustame, kas see vastus on nilbe. See on väga magus. see on mingi emapiima maitsega. Mida ma just ütlesin? Ta ütles betoon. Ja emapiim. Ja emapiim. See on üks maitsega, nii palju võin öelda. Mille maitsega? See on üks spetsiifiline maitse, see ei ole mitme asja miks. Ja ma ütleks, et kui sa Eestist lähed poodi, siis isegi ei saaks seda maitset kuskilt vist. Ei saaks. Jookidest küll mitte. Aga algainet saaks. Algainet saaksid, sa saaksid teha seda. What? Tekiila maitseline. Ja saab purgi sees seda osta. Ei ole tekiila. Pihustiga purgi sees. Eestis saab paki sees seda asja osta. Ja pihustiga saab ka. Saab. Nojah, seda küll. See on mingi see vahukoor või mingi see... Õige vastus on vahukoor. Mis on väga lähedal emapiimale. See on 2 punkti sinisele tiimile. Nii. Karl, on sul sellele midagi juurde veel lisada? Ei ole. No aga siis sellega me lõpetame, daamid ja härrad, me tänase saate on võitnud sinine tiim. Teeme suure aplausi me kõikidele saadete osalistele. Meil oli punane tiim Sander Reigus, Ain Vaida. Sinine tiim Teele Liira, Mart Normet. Ja küsimuste meister Karl-Alari Varma. Minu nimi oli Kaspar Kikervill. Aitäh, et vaatasite. Tšau!